Tere, head ja toredad lugejad inimesed! Täna mul on teile jälle soovitada üks väga hea Eesti raamat. See on Kai Jaareleiu Vaikne ookean. Ja mis siin ikka pikalt rääkida, loen ette. Lepitus 1987. Järgmisel pärastlõunal tuleb Stella tagasi. Ei ole ühtegi teist kohta kui kodu. Mul on ainult üks õde, Laura. Ma pean teda kaitsma selle kõige eest, mõtleb Stella. Väike õde Laura on olnud vaheldumisi tüütus, armas ahvija, narritamisobjekt, kambajõmm, eelkõige aga paratamatus. Tema vastu ei saanud. Laural oli juba titest peale komme palju ruumi võtta, igas mõttes. Ta tuli, laotas oma elusu ümber laiali, algul titetarbed ja mänguasjad, siis koolilapse asjad, riided, raamatud, vihikud, vidinad. Nad olid algusest peale tuba jaganud. Ta tegi häält, palju hääli. Teda oli nii väikese inimese kohta hämmastavalt palju. Nüüd olid veel klaver ja viiul ka. Stella oli kannatlik, aga vahel ta plahvatas. Kui Laura oli tema sahtlite kallal käinud. Kui Laura oli tema kapi otsa peidetud maiustuste laeka tühjaks söönud. Sa ju ise ei võta neid üldse, need lähevad hallitama, olidki juba kopitanud maitsega. Stella oli koguja, tal oli süsteem, norm. Ta sai küll oma komme, aga need olid preemiaks. Näiteks mõne eriti vastiku matemaatika ülesandega hakkama saamise eest. Ta läks raevu, et tuleb mingi tatikas, ajab su preemia omale näost sisse, keerab süsteemi pea peale. Ta sõimas Laurat ja ema-isa riidlesid temaga. Ta on ju laps. Siis ütles Laura selle välja. Ema, isa, Stella on ju ka laps. Ärge pahandage. Ta ei olnud Laurale kunagi nii tänulik olnud. Selline väga ilus lõik kahe õe suhetest. Aga Kai Jaareleid on ka ütlemata jätmiste meister. Ta kirjutab suurepäraselt sellest, mida justkui kõneldakse nii, et seda välja ei öelda. Ja nüüd loen teile veel ühe katkendi. Vaikne ookean 2010. Raamatu kaanele ampsab laine vanaaegset purjekat. Stella on selle raamatukapist välja otsinud. Kujutleb, kuidas 5-aastane poiss võtab selle oma väikeste pontsakate käte vahele, vaatab kaua joonistust kaanepaberil. Meeleheitlikult köise kiskuvaid mehi tekil ja maskipildiga purje, hallikas rohelist hiidlainet, mis on iga hetk laeva alla neelamas. Ta keerab kollakaid lehekülgi, kuni jõuab tekstini ja hakkab vaikselt veerima. Mõnikord võib sattuda kummalistesse olukordadesse. Mäletad, Anders, sa kunagi lubasid, et viid mind Vaikse ookeani äärde. Anders ajab end laua taga sirgu, võtab prillid eest ja vaatab naisele otsa. Mõnikord võib sattuda kummalistesse olukordadesse. Stella seisab keset kabinetti ja ootab. See võib toimuda järk-järgult ja kõige loomulikumal viisil, aga kui kord juba sellises olukorras oled, siis vaatad peagi imestades ringi ja küsid endalt, kuidas see ometi võis juhtuda. Mäletan. Kui me läheks. Sa ise kirjutasid, tuleb minna veel kaugemale. Jah, vaataks selle koha üle, kust need luud leiti, millest tolles artiklis kirjutati. Äkki sa peaksid minema. Võta mind kaasa. Andersi kulmud on kerkinud. Muud ta ei ütle. Kas või see ainuke kord. Seda ei ütle jälle Stella. Niisugused lõigukesed sellest väga ilusast romaanist Vaikne ookean. Aitäh, et tulite. Aitäh, et kuulasite. Loodetavasti tekkis huvi selle raamatu vastu. Ja tulge ikka teinekord jälle. Mul on veel mitmeid väga häid raamatuid varuks, millest teile ette lugeda ja selle kaudu, mida teile soovitada. Jääme nägemiseni.